Tere ilusat päeva sulle, hea sõber. Et nagu sa isegi aru saad, meie viimasest unenäo teemalisest postitusest või videost on juba hulk aega mööda läinud. Ja tol korral me lõpetasime seetõttu, et mul hakkas telefoni aku tühjaks saama. Ja me rääkisime teadlikust unenägemisest. See on minu jaoks olnud oluline teema ja tol eelmisel korral siis ma rääkisin sellest, et kuidas mina ise jõudsin teadliku unenägemiseni ja miks see üldse on olnud minu jaoks mingisugune teema. Ja ma mõtlen, miks ma siin praegu kokutan. Mul laskus siia üks väga suur liblikas. Ma ei ole päris kindel, mis liiki see liblikas on, ma püüan teda tuvastada. Ja võib-olla ma annan sulle sellest hiljem teada, kui ma olen aru saanud, mis liiki liblikas see on, et ma ei ole väga suur liblika ja putuka teadlane. Mulle tundus, et see võib mingit sorti admiral olla, aga ma ei ole päris kindel selles, ma selgitan selle välja. Aga liblikas on märguanne sellest, et aeg on muutusteks. Et aeg on transformatsiooniks. Et kui sa kujutad ette, et liblikas on üks neist loomadest loomariigis, kelle elu on tsükliline ja kes elab või kelle elu jooksul toimub mitu muundumise protsessi. Et siis, kui sa kujutad ette, et kõigepealt on ta päevakoer ja siis ta muutub nukuks ja siis ta muutub liblikaks ja nii edasi on ju. Et mis see päevakoer on? Et see päevakoer on nagu sisuliselt röövik. Ja võib-olla see on ka sõnum sulle ja sõnum mulle, et ehk on kätte jõudnud see aeg, kus me ei pea enam mõtlema sellele, kuidas olla parem röövik. Mis on rööviku ülesanne? Mõelda, kust saab süüa, kust saab peavarju, et kuidas ära elada. Sest röövikud su aias, kui sa oled aiapidaja, söövad ära taimi, nad teevad, lihtsalt nad tegelevad sellega, et püsida elus, jah? Ja liblikas on väga suurepärane sõnumitooja või metafoor, kui sa soovid seda niimoodi sõnastada, sellest, et aeg on muutusteks, aeg on muundumiseks, sest liblikal on mitu eluetappi ja võib-olla on meie elus, minu elus ja sinu elus kätte jõudnud see aeg, kus me ei peaks enam mõtlema sellele, kuidas olla parem röövik, vaid me võiksime lähtuda sellest või mõelda sellele, et kuidas saada liblikaks, et kuidas lennata kõrgemale, kuidas näha kaugemale, kuidas näha asju suures plaanis. Ja iga asi on märk millestki. Mingil põhjusel see liblikas praegu siia tuli ja ta tõmbas minu tähelepanu. Tegelikult ma olen siin oma aias ja oma maja ees nagu mõnda aega juba istunud ja viibinud ja vaadelnud loodust. Ja see liblikas on olnud siin, ma ei saa öelda, et see liblikas, võib-olla neid on mitu, aga mingi liblikas on siin käinud juba tükk aega. Ehk siis tasuks võib-olla sellele mingit tähelepanu pöörata. Aga tuleme tagasi unenägemise teema juurde. Et eelmine kord me lõpetasime siin selle unenägemise teema seetõttu, et mul hakkas telefon tühjaks saama. Ja täna ma jätkan selle teemaga. Ja meil oli siis teemaks teadlik unenägemine. Iseenesest on siis teaduslikult uuritud nähtus, see teadlik unenägemine. Aga teda ei ole uuritud lõpuni. Või lõpuni ei ole suudetud siis tõestada midagi ja lõpuni ei ole suudetud ümber lükata. On tõendeid selle kohta, et inimene võib unes olla teadlik. Ta võib teadlik olla sellest, et ta näeb und,
ja ta võib seda unenägu mingil määral mõjutada. Ja sellest ma meie eelmisel kohtumisel ka sinuga rääkisin. Ja mina ise olen siis seda tüüpi unenägija, nagu ma ka eelmine kord ütlesin, et ma viimasel ajal ei ole eriti viitsinud selle teadliku unenägemisega tegeleda, aga minu elus on olnud perioode, kus ma olen seda teadlikult teinud, ehk ma olen siis teadlikult püüdnud oma unenägudest teadlik olla ja olen püüdnud neid suunata või olen püüdnud tõlgendada, et miks on asjad nii, nagu nad hetkel on. Ja kuna siis teaduslikult ei ole lõpuni tõestatud ega ka ümber lükatud. Teadus on selles mõttes huvitav asi, et kui me kuulame nagu ametlikke selliseid väljaandeid või teaduslikke uuringuid, siis lähtutakse sellest, et mida teadus on suutnud tõestada. Aga tegelikult on küsimus selles, et mida teadus on suutnud ümber lükata. Ja teadus ei ole suutnud ümber lükata rahvapärimusi ega erinevaid kultuuritraditsioone ja nendest tulenevaid teadmisi teadliku ja selge unenägemise kohta. Samas, mida teadus on suutnud tõestada, on siis tõestatud seda, et inimene võib olla unes teadlik sellest, mida ta unes näeb, ja ta võib olla teadlik sellest, et ta suudab seda unenägu mingil määral muuta või mõjutada. Ja sellest ma natukene ka meie eelmisel kohtumisel sinuga rääkisin. Siis mis veel? Et kuidas seda siis on uuritud? Et võib-olla sul tekib nagu see küsimus, et kuidas siis teadus on uurinud seda, et kas inimene näeb selgeid unenägusid ja mida ta siis seal selgetes unenägudes näeb ja kuivõrd sellel on mingisugust teaduslikku alust. Ja siin on siis, tegelikult need uuringud, ma ei saa öelda, ma tahaks väga öelda, et need uuringud on lihtsad. Samas ma ei saa öelda, et nad väga lihtsad on. Kuid siiski, see tehnoloogia ei ole väga keeruline. Et inimesele pannakse siis andurid külge, põhimõtteliselt siis peapiirkonda, eks ole, pannakse need andurid, mis siis mõõdab tema aju laine pikkust ja see aju laine pikkus siis just kui kajastab seda, millised on inimese silmaliigutused unenäo ajal ja siis silmaliigutused ja põhimõtteliselt siis needsamad ajulained. Eks ju, et millisel laine pikkusel see meie aju unenägemise ajal töötab. Ja teadlased on püüdnud seda kuidagi siis klassifitseerida ja nad on ka leidnud selle jaoks siis selle sama klassifikatsiooni, et seda me saame nimetada selgeks või teadlikuks unenägemiseks. Ja laboritingimustes on siis neid uuringuid kinnitatud. Samuti on tehtud mitmesuguseid katseid selle kohta, et kui inimene, näiteks, ma toon lihtsalt näite, et inimene, kes väidab, et ta näeb selgeid unenägusid, see tähendab siis seda, et ta magades oma unenäos saab aru, et see on unenägu. Ja seda unenägu nähes, ta on teadlik, et see on unenägu ja ta on teadlik sellest, et mingil määral ta saab seda unenägu muuta või mõjutada. Ehk siis seesama asi, et näiteks kui ma unenäos näen, et ma hakkan alla kukkuma kuskilt, mingist mäe otsast või mingilt, ma ei tea, 10 korruselise maja tipust, siis sellel hetkel, kuna ma tean, et see on unenägu ja unenäos on kõik võimalik, siis minu unenäos võib juhtuda see, et ma sirutan oma tiivad laiali ja ma mitte ei kuku surnuks, et ma lendan sealt minema. Et sellised asjad, ühesõnaga unenägudes ma olen võimeline oma unenägu muutma või mõjutama. Või tegelikult õige on vist öelda, et ma olen võimeline seda soovitud suunas mõjutama. Ja siis on olnud mitmesuguseid katseid, kus need unenäo uurijad, näiteks kui sina oletame, et sa oled selgelt
unenägija, ehk siis sa tead, et sa näed und, sa unenäos või magades saad aru, et see on uni. Ja sa saad aru, et sa mõnel määral saad oma unenägu muuta või mõjutada. Kui sa oled üks nendest inimestest, siis oletame, et sinuga tehakse katseid. Ja siis need unenäo uurijad on sinu magamise ajal sulle esitanud küsimusi. Need küsimused võivad olla väga erinevad. Aga siin on see, et kui nad esitavad sulle küsimusi, siis see, mida iganes, ühesõnaga nad mõõdavad või registreerivad seda, kuidas sina magades nende küsimuste peale reageerid, ütleme siis nii, jah, kuidas sa nende küsimuste peale reageerid. Ja see reaktsioon siis näitab seda, et kas sinu aju on teadlik sellest, mis toimub, või su aju ei ole teadlik sellest, mis toimub. Et see on siis see, kuidas teaduslikult on püütud unenägusid uurida. Samas teadlikud unenägijad, ehk siis need, kes väidavad, et unenägusid on võimalik suunata või juhtida. Kaasa arvatud mina. Et mina olen tegelikult üks nendest, kes väidab, et unenägusid on võimalik juhtida, kui sa oled teadlik unenägija. Sa ei saa seda teha siis, kui sa totaalselt magad nii ärkvel olles, kui magad nii unenäos, eks ole. Aga kui ma olen unes ärkvel, ehk ma saan aru, et see on unenägu, siis mina väidan, et on võimalik juhtida oma unenägu. Ehk sa saad valida sellest, kas sa kukud alla või lendad minema. Sa saad valida, kas keegi teine inimene ütleb sulle jaa või ei. Et need on nagu need kohad, et ühesõnaga, et siis teadlik unenägemine on siis see osa, et kuidas siis seda nüüd seletada sulle? Et ühesõnaga meil on siis 3 hästi lihtsalt öelda, no ma ei taha asja väga keeruliseks ajada, sest inimesed ei viitsi keeruliselt mõelda. Tegelikult mina ise ka ei viitsi keeruliselt mõelda. Et meil on 3 varianti. Et kui ma olen teadlikult unenäge, näen teadlikult und, ütleme siis nii. Loomulikult ma võingi olla oma unenäos ja olla teadlik, mis selles unenäos toimub. Ja see võibki selle stsenaariumi järgi siis minna ja mingil määral siis minna nii, nagu ma selles unenäos ise otsustan. Ehk ma saan oma unenägusid juhtida. Aga meie unenägu võib olla seotud teiste inimestega. Ütle siin kommentaaris jaa või pane plussmärk, kui sina oled mõnikord tundnud seda, et sinu unenägu on seotud teiste inimestega. Sest mulle on see ka hästi oluline, kui ma saan aru, et keegi teine peale minu on veel samamoodi mõelnud või tundnud või aru saanud. Ja see, kui meie unenägu on seotud teiste inimestega, on omakorda 3 teed või 3 väljundit või 3 erinevat alternatiivi. Ja ma nendest kõikidest alternatiividest sulle natukene täna räägin. Ja mõtlen seda, et kuidas seda nüüd sulle nagu selgitada. Ehk siis, mis need 3 teed on? Esiteks on see, et ma saan aru või tunnen ära, et keegi minu tuttavatest või minu lähedastest või mulle teada olevatest inimestest on tulnud minu unenäkku. Et kuidas ta siis on minu unenäkku tulnud või kuidas ma sellest siis aru saan, et on see küsimus, jah? Siis teine variant on see, et ma võin ise minna teise inimese unenäkku. Kui teine inimene tuleb minu unenäkku, siis ta on mulle justkui sõnumi tooja. Ta tahab mulle midagi teada anda. Kui mina lähen teise inimese unenäkku, siis tahan mina talle midagi teada anda. Ja vahest võib juhtuda ka see lugu, mida juhtub harva, aga mõnikord juhtub. Ja kui sinuga on see juhtunud või kui sa oled oma nii-öelda unenäopartneriga, unenäopartner on siis see, keda sa tunned unes ära ja sa saad aru, et
kas sina lähed tema unenäkku, tema tuleb sinu unenäkku või kolmas variant, et teil on ühine unenägu ehk te näete sama und. Ja see sama une nägemine on siis see koht, et te tegelikult vestlete sellest ja te saate vestluse käigus siis aru, et teil oli sama unenägu, sama sündmuspaik, samad juhtumised, eks ole. Ehk siis samal ajal, samas kohas, sama unenägu. Ja vaata neid väiteid, neid 3 väidet, et mina võin tulla sinu unenäkku, sina võid tulla minu unenäkku ja me võime samal ajal, samas kohas olla ühes ja samas unenäos. Vaata neid väiteid ei ole teadus suutnud kinnitada, aga ta ei ole neid ka ümber lükanud. Ja ma olen seda vist ilmselt varem mingites muudes kontekstides öelnud, aga ma mäletan seda, et kui ma psühholoogiat õppisin, siis üks meie õppejõud ütles nii toredasti seda, et tegelikult on võimalik kõike tõestada või kõike ümber lükata. Küsimus on selles, millised postulaadid või millised teesid või millised hüpoteesid sa valid ja millise tõendusmaterjali sa valid, eks ole. Ehk siis teadus ei ole suutnud ei tõendada ega ümber lükata. Ja kuna teadus ei ole midagi kinnitanud ega ümber lükanud, siis enamik väiteid tugineb kas inimeste isiklikule kogemusele ja see kogemus tähendab seda, et erinevad teadlikult või selgete unenägude nägijad on seda siis kas kinnitanud või ümber lükanud või siis see tugineb erinevatele kultuurilistele traditsioonidele, erinevatele spirituaalsetele õpetustele. Näiteks, kuidas seda siis öelda, mitmetel loodusrahvastel on unenägemise kohta oma tõekspidamised, oma uskumused ja oma arusaamised. Näiteks Tiibeti traditsioonis on väga tugev, ongi Tiibeti unenäo jooga on täiesti, kuidas ma ütlen, unikaalne või omanäoline ja täiesti siis ütleme spirituaalse traditsioonina aktsepteeritav õpetus on ju. Samamoodi on aborigeenidel oma unenägemise traditsioonid, indiaanlastel on oma unenägemise traditsioonid ja mitmetel on tegelikult pisendamine. Väga paljudel loodusrahvastel on oma unenägemise traditsioonid. Ja minu küsimus sulle on nüüd see, et kuidas siis saada aru sellest, et teine inimene on tulnud sinu unenäkku. Et kuidas sina saad aru sellest? Et sa võid ka siin kommentaaris, kuna meil on kinnine grupp, et sa võid ka siin jagada, et kuidas siis teine inimene, kuidas sina saad aru, et teine inimene on tulnud sinu unenäkku. Millest või mille järgi sa teed neid järeldusi? Näiteks, kuidas mina olen teinud ja kuidas mitmesugused unenäo traditsioonid ja seesama Tiibeti unenäo jooga näiteks sätestab seda, on siis see, et keskkond on tuttav. See tähendab seda, et sa unenäos võid näha asju ja olukordi, mis sulle on füüsilises maailmas tuttavad. Või vahest võib olla ka see, et näiteks unenägu ei ole alati siis, ütleme, füüsilisel tasandil nagu selline üks ühele üle viidav või mõtestatav, on ju. See unenäos võid näha väga abstraktsioone või väga selliseid sümboleid. Aga sa seda unenägu nähes tunned või tajud seda, et see energeetika, nende sümbolite energeetika või selle keskkonna energeetika on kuidagi sulle tuttav või sulle omane või sa tunned ennast seal selles unenäo keskkonnas koduselt, mugavalt ja mõnusalt. Nii, või need sümbolid, märgid, situatsioonid, mida sa näed, on sulle tuttavad. Emotsionaalselt on see seisund, mida sa oma unenäos koged, sulle tuttav või turvaline. Sa tunned, et see on mugav, ütleme niimoodi. Või siis teine inimene, keda sa oma unes näed, käitub sulle turvalisel viisil või mugaval viisil
või harjumuspärasel viisil. Sündmustik, mis iganes seal unenäos juhtub, hargneb sulle iseloomulikul või mugaval või tuttaval viisil. Või vastavalt sinu vajadustele või sinu ootustele näiteks. Et siis sellisel juhul võiks öelda nii, et see teine inimene, keda iganes sa seal unes näed, ta on tulnud sinu unenäkku. Ja kui keegi, vabandan, et ma nihelen, mul veits jalg surnud siin, et kui keegi inimene tuleb sinu unenäkku, siis ta ei tule sinna ju niisama lihtsalt lõbu pärast või lusti pärast. Ta on sinu sõnumi tooja. Et miks ta su unenäkku tuleb? Mida ta sulle teada anda tahab? Ja kui sa selgelt ning teadlikult unenägusid näed, siis sa tegelikult oma unenägudest leiad sellele küsimusele vastuse. Vahest, mis on harvem variant, võib ka juhtuda nii, et see teine inimene, keda sa oma unes näed, tundub sulle liiga passiivne või kuidagi natukene selline hägune või natukene laialivalguv, siis sellisel juhul on see sinu alateadvuse loodud kujutis sellest inimesest või selle inimese kohta. Ehk siis sellisel juhul, kui see on segane, ähmane või natukene arusaamatu, see on sinu alateadvuse projektsioon selle inimese kohta. Aga kui need tunded, sümbolid, metafoorid ja asjad on selgelt äratuntavad, selgelt nähtavad ja nad püsivad sinu mugavustsoonis või nad kuidagi, sinu energeetika tunneb ennast nagu mugavalt ja mõnusalt, siis võiks nagu öelda, et see teine inimene, vahet ei ole, kes see teine inimene on, ta on tulnud sinu unenäkku. Aga ta ei ole tulnud sinna turismireisijaks, vaid ta on tulnud sinna selleks, et anda sulle teada millestki. Ja kui sina tegeled selge unenägemisega, siis sinu ülesanne on esitada neid küsimusi ja saada aru sellest, mida see inimene tahab sulle öelda või millist sõnumit ta on tulnud sulle tooma. Ehk siis lihtne küsimus on see, et miks sa üldse seda unes näed, võiks niimoodi öelda, jah? Kui sina oled teise inimese unenäos, et mõnikord võib olla ka see, et meie ise magamise ajal läheme teise inimese unenäkku. No nina hirmsasti sügeleb. Mis siis seal, kuidas siis teha vahet sellele, et sina oled läinud kellegi unenäkku? See keskkond, kuhu sa satud, on sulle täiesti võõras. See on täiesti, vaata, abstraktne võib olla ka nii, et ma tunnen ennast seal mugavalt. Aga see on see, et sul on mingi asi seal võõras, mingi asi on ebamugav ja mingi asi on selline, kuidas ma seda siis kirjeldan, see on midagi, mis ei ole sinule iseloomulik. Sa ei põgene sellest olukorrast, aga sa saad aru, unenäos täiesti teadlikult sa saad aru, et see on täiesti uus olukord, võõras keskkond, et ma olen siin nagu külaline, et ma ei ole siin nagu mina ise, ma ei ole siin nagu oma kodus, vaid ma olen nagu külaline, ehk ma peaksin justkui suhtuma sellesse, kus ma olen või kellega olen, peaksin suhtuma lugupidavalt, peaksin suhtuma arvestavalt, aktsepteerivalt, aupaklikult võib-olla isegi, eks ole. Siis, mis siis veel? Mõnikord võib meile tunduda, et nendes unenägudes, kui me oleme teise inimese unenäos külaline, võib tunduda siis see, et see teine inimene, kes ta iganes ka ei oleks, on nagu eraldiseisev teadvus, et ta ei ole osa meist, aga ta on midagi muud. Ta on eraldiseisev teadvus, on ju. Mitte sinu loodud tegelaskuju, mitte sulle tuttav tegelaskuju, vaid tal on see mina ise. Ja see teise inimese mina ise, selle äratundmine on siis see, mis annab meile aimu sellest, et me oleme selles unenäos tegelikult külalised.
oleme kõigest külalised. Ja võib-olla kõige tähtsam asi on see, et kui oma enda unenäos me saame seda stsenaariumit nagu muuta või mõjutada või suunata, siis võõrasse unenäkku sattudes unenägu ei allu meie kontrollile. Me võime tahta seda muuta või mõjutada, aga see ei toimi. Ehk siis me ei saa seal mitte midagi muuta ega mõjutada. Ja sellisel juhul, kui meie oleme teise inimese unenäos külalised, oleme meie need sõnumi toojad. Meil on sellele teisele inimesele mingisugune sõnum. Ja sina ei saa võtta vastutust selle eest, et kas see teine inimene sinu sõnumit võtab kuulda või ta ei võta kuulda, kas ta arvestab sellega või mitte, vaid sinu ülesanne on saada aru, et millist sõnumit sa talle viid, et mis on selle jutu mõte üleüldse. Ja see on see, millest sul on vaja aru saada. Ja kolmas võimalus on siis see, et me võime mõlemad, mina ja sina, või sina ja see keegi teine inimene, võime sattuda samasse unenäkku. See tähendab seda, et me näeme samal ajal sama unenägu. Ja kuidas sellest siis aru saada? Ilmselgelt, kui see keegi teine või kolmas on nii-öelda võõras inimene, keda ma võib-olla tunnen ainult nimepidi ja mul ei ole temaga reaalset füüsilist kokkupuudet, siis võib-olla see välja selgitamine on natukene keerulisem, aga mitte võimatu. Et näiteks, kui sulle tundub, et sa näed mõne inimesega, et sa oled samas unenägu. Sama unenägu tähendab seda, et mina ja sina näeme samal ajal sama unenägu. Või sina ja see teine inimene näete samal ajal sama unenägu. Sisuliselt tähendab see seda. Ja selle välja selgitamiseks on kõige lihtsam viis küsida sellelt teiselt inimeselt, et kuule, et mida sa viimasel ajal unes oled näinud. Mulle tundub, et ma olin sellises olukorras, kas sa olid ka. Ja siis sealt selgub see tõde nagu nii-öelda. Ja vahest võib juhtuda, ütleme, meie enda valmisolekust, emotsionaalsest ja vaimsest küpsusest sõltub see, kas me julgeme ja oleme valmis teiselt inimeselt seda küsima. Tegelikult meil kaotada ja karta ei ole midagi. Kui ta ütleb, et ei, sa oled hulluks läinud, et mida sa kujutad siin ette, siis me teame lihtsalt, et see inimene, võib-olla see teine inimene ei näe teadlikke unenägusid ja sellepärast ta ütlebki meile nii. Aga see ei tähenda seda, et meie oleme asjast millestki valesti aru saanud. Ja seal võib olla veel mingisuguseid kompromiteerivaid teemasid, et see teine inimene ei taha seda võib-olla tunnistada või nii edasi, on ju. See on, ütleme, niisugune tehnika küsimus. Aga iseenesest, kui sa seda küsid teiselt inimeselt, sul tegelikult kaotada ei ole mitte midagi, küll aga võita. Ja kui teine inimene ütleb, et sa kujutad asju ette või mida sa mõtled välja, siis see on lihtsalt märguanne sulle, et ta ei ole sinuga samal lainepikkusel. Ja sa ei pea rohkem oma ajusid sellepärast vaevama. Aga kui ta saab aru või kui ta suudab selle asjaga kaasa tulla või kui ta on teadlik unenägemine, tema ka on teadlik unenägija, siis sellisel juhul sul on võita väga palju. Ja võita ongi siis see, et sa tegelikult saad aru nagu nendest küsimustest, et kui sa temaga ka näiteks vestled, et miks te üldse näete samasid unenägusid või miks te üldse olete füüsiliselt või füüsiliselt ei ole, aga miks te nagu vaimsel tasandil olete samades unenägudes. See tähendab seda, et teil on üksteiselt midagi õppida ja üksteisele midagi õpetada. Ja küsimus on selles, kas mina tahan õppust võtta, kas ma tahan aru saada, miks sina oled minu unenäos see sõnumitooja ja kas sina tahad aru saada, miks mina olen sinu unenäos seesama sõnumitooja. Ehk siis, mis on meis sarnast ja mis on meis erinevat. Ja kuidas see sarnasus meid liidab ning mida meil on teineteise erinevustest õppida. Siis kuidas aru saada sellest, et kas me oleme siis selle teise inimese kohta, ja kuidas me siis saame nagu neid küsimusi esitada, ütleme siis niimoodi, jah?
issand, mu nina niimoodi sügeleb, et ma tahaks täitsa ära pigistada. Ehk siis, kas teine inimene on oma unenägudes midagi sarnast kogenud nagu meie? Nagu mina olen kogenud, et kas teine inimene on ka midagi sellist kogenud? Mina ütlen niimoodi, et mina olen, nagu ma ka eelmises videos ütlesin, et ma olen üldiselt üsnagi lapsepõlvest saati, mitte teadlikult, alateadlikult harjutanud endas või seda teadlikku unenägemist. Kuna ma olin hästi palju üksi kodus, ma olin hästi palju omaette, mul oli hästi palju vaikust ja kuna ma natukene need üksi olemise hetki ka kartsin, siis mul tekkisid need olukorrad, kus ma olen nii-öelda une ja ärkvel oleku piirimail, seal piirialadel. Ja need piirialad on selles mõttes, ma meelega siin sõrmedega praegu nagu liigutan, eks ole, need piirialad on need, mis aitavad meil aru saada, esiteks, kus kohast see piir läheb, milline mina isiksusena või inimesena, minu puhul siis vaadates ajalukku tagasi, lapsena, et milline mina seal olin, millised on need inimesed, kellega ma elasin, kellega ma kokku puutusin, need teised inimesed, eks ole. Et aru saada, et see unenäo maailm aitas aru saada, kus kohast läheb tegelikult see füüsiline piir minu ja välismaailma vahel, minu ja teiste inimeste vahel. Ja see on hästi-hästi oluline. Sest väga, ütleme, oma igapäevaelus psühholoogina ja psühhoterapeudina ma ju näen seda, et väga paljudel inimestel on isiklikud piirid paigast ära, et nad ei saa aru, kus nemad lõpevad ja teised inimesed algavad, kus nende vajadused lõpevad ja teiste inimeste vajadused algavad. Et see kõik on nagu selline natukene nagu hägune või natukene selline tundlik teema, et need piirid ongi nagu hägused, et kui me oleme omavahel inimestena või isiksustena seotud, siis me lähemegi üksteisele korda ja meil ongi raske vahet teha, kus mina lõpen ja sina algad. Aga samas on vajalik õppida seda vahet tegema, et ma ei tunneks ennast ohvrina ja sina ei tunneks ennast ohvrina. Et mina tunneksin ennast täisväärtusliku inimesena ja sina tunneksid ennast täisväärtusliku inimesena, eks ole. Et need piirid on hästi vajalikud selleks, et suhtlemise ja igapäevaelu tasandil meil oleks nagu see selgus või teatav selline turvatunne, kindlustunne. Ja kuna mina olin omaette päris palju nagu veetsin üksinda aega, siis minu jaoks oli see unenäo maailm nagu selline turvaline maailm. Tegelikult ma ei salga seda, ma ei valeta sulle, kui ma ütlen, et ma tegelikult põgenesin füüsilise argimaailma eest sinna unenäo maailma. Ja mitte seda, et ma seal kogu aeg maganud oleksin, vaid see oli see, kuidas siis öelda, selline muutunud teadvuse seisund, et ma ei maganud ja ma ei olnud ärkvel. Mingis mõttes selline letargiline, et sa saad aru, et siin on midagi enamat, kui su mõistus suudab mõista. Siin on midagi enamat, kui su kehadus suudab tunda. Ja siin on midagi enamat, kui sa suudad seletada. Ja see oli väga aukartust äratav iseenesest. Ja tulles nüüd tagasi selle juurde, et meil võib mõnikord olla mõnede inimestega oma elus siis samasid unenägusid. Ehk siis 2, mõnikord ka 3 või rohkem inimest võivad samal ajal näha sama unenägu. Ja kes need inimesed on, kes siis on samas unenäos? Et need inimesed võivad olla sinu kallimad, sinu armupartnerid nii-öelda. Need võivad olla sinu kaksikleegid. Ehk siis, mis asi see kaksikleek on, et ma ei ole siin võib-olla väga pikalt sellest rääkinud või tegelikult ma ei ole vist üldse rääkinud. Kaksikleek on siis see, kellega sul on nagu ühine hing või ühine süda või ühine energeetika, aga sa oled sündinud erinevasse kehasse. Ehk siis sisuliselt ja kaksikleek ei ole mingisugune armusuhe, et võib-olla kaksikleegid ei saa kunagi selles elus kokku, aga nad tunnevad üksteist
ära ja nad tunnevad üksteist ära ja nad saavad aru, et neil on üksteiselt midagi õppida. Isegi kui nad valivad teisi partnereid, isegi kui nad valivad teist elu elada kui sina, siis see mingisugune mõtteline või energeetiline ühisosa on seal olemas. Need inimesed, kellega sa satud ühte unenäkku, võivad olla sinu lähedased, sinu sugulased, sinu sõbrad. Need võivad olla ka surnud inimesed. Selles mõttes surnud, et kuidas seda siis öelda? Ütleme niimoodi, et see piir selle maailma ja tolle maailma vahel on väga habras. Ja näiteks, kui keegi sinu jaoks oluline inimene, see mul on jalg hästi surnud, ma püüan seda nüüd taastada, et kui sinu jaoks hästi oluline inimene on hiljuti surnud, hiljuti siit ilmast, see füüsilisest ilmast lahkunud, siis ka seal unenäo maastikul sa võid temaga kohtuda. Sellisel juhul me ei saa öelda, et teil on üks unenägu, sest mina ei ole nüüd see ekspert, kes saab öelda, et tolle maailma hinged viibivad selle maailma unenäos. Võib-olla nad viibivad, aga võib-olla nad ei viibi. Aga igal juhul seal on mingisugune sõnum või mingisugune metafoor või mingisugune asi, millest sina siin füüsilises maailmas elajana peaksid aru saama. Ja see on see sõnum, mis selles unenäos on. Ja mida see unenägu sulle toob, kui sa nii-öelda selle kadunud inimesega unenäos kokku satud. Et mina ei taha, mitte et ma nüüd ennast kuidagi selle esile tahan, sest ma ei saa aru, mida see ninaga tegema pean. Et mitte, et ma ennast tahaksin siin nii väga esile tuua, aga ma olen siis üks nendest, kes saab öelda, et kõik minu eelnevad põlvkonnad on surnud. Mul ei ole ühtegi elus esivanemat. Ja ma olen ka üks nendest vähestest, kes saab öelda, et ta kunagi oma elus või surnud esivanemaid unes eriti ei näe. Ma tõesti ei ole neid näinud. Et lähedaste inimestega nagu ema ja isa või veel keegi, et ma olen teinud unes mingisuguse kokkuleppeid või nii-öelda hüvastijätustseremooniaid ja me ei ole rohkem kohtunud. Et keegi surnutest ei ole minu unenägudes käinud. Ja ma toon siinkohal näite, et hiljuti, võib-olla 6 aega tagasi äkki, oli mul siis juhus, kus minu surnud isa oli minuga samas unenäos. Ja füüsilises maailmas, kui see isa elas, tal oli krooniline obstruktiivne kopsuhaigus. Ehk siis see on nagu kraadi võrra kangem kui astma. Sisuliselt ta lämbus ära, ütleme niimoodi, ja sellest ta suri. Ja see tähendab seda, kui inimene ei saa hingata, siis tema hingetõmbed vilisevad, eks ju, ragisevad, rögisevad ja vilisevad. Ja mingil põhjusel ta tuli minu unenäkku. Mulle tundub, et ta tuli minu unenäkku, et see nüüd ei ole see koht, et meil oli üks unenägu, vaid ta tuli minu unenäkku. Ja hästi huvitav oli see koht, et ta magas, tema magas selles minu unenäos. Ja mina sain aru, et mina magan iseenda unenäos. Ja siis oli huvitav see, et see minu surnud isa, kes magas, kes rögises ja vilises samal ajal, kui ta magas, kes hingas nagu vilinaga, ta sügas mind või katsus kuidagi minu vasakut külge või minu seda mingit vasakut kintsu, ütleme niimoodi. Et ta nagu triikis seda kintsu, et paned tähele, ma hakkan praegu ka seda triikivat liigutust tegema. Ta triikis seda minu vasakut kintsu kuidagi. Ja mina unenäos küsisin, et kurat, et vabandage väljendust, ma ütlesin ka talle, kurat, et miks sa mu kintsu katsud, onju? Et mis sul nagu viga on? Ja see, ta ei lasknud ennast sellest segada, ta muudkui triikis seda minu vasakut kintsu edasi ja samal ajal mina olin hästi teadlik sellest, et ta magab ja samal ajal ta nagu hingas hästi raskelt ja see vilin või selline ragin käis tema hingamisest nagu läbi, onju.
Ja tegelikult, mis see tema minu unenäkku tulemise põhjus oli see, ma ärkasin üles ja ma mõtlesin selle, ta kutsus mind endaga kaasa, on ju. Ja minu esimene mõte, nii nagu need ühiskonnas levinud uskumused on, kui surnu sind katsub või surnu sind endaga kaasa kutsub, siis pikka pidu pole, on ju. Tegelikult juba seal magamise ajal ma sain aru, et see ei ole nii, et ta ei tulnud mind endaga kaasa kutsuma. Tegelikult ei olnud nii, on ju. Ja vaata, see nüüd ongi vahe selles, kas sa näed teadlikku und või sa magad unenägemise ajal ja lihtsalt unenägu jääb meelde. Kui ma näen teadlikku und, siis ma saan aru, et tegelikult, mitte ma ei ole surija, on ju, vaid tegelikult sellel surnul, kes minu unenäkku tuli, oli mulle midagi öelda. Ja konkreetselt siis see inimene, ehk siis minu isa, kes surnuna minu unenäkku tuli mulle toetust pakkuma. Ja kui ma näen selgelt või teadlikult und, siis ma tunnen selle ära. Kui ma ei näe selgelt und, siis ma hakkan kartma. Äkki ma olen nüüd ise ka järgmine, kes läheb, on ju. Saad aru sellest vahest, miks on kasulik või miks on vajalik selgelt und näha. Ja mina siin ei saa sulle öelda, et sina peaksid oma selget unenägemist treenima. Sa ei pea seda tegema, kui sa ei taha. Aga see on võimalus. Sest see avardab seda füüsilist maailma, kus sa tegelikult elad. Nii, meil jäi nagu mõte selle koha peal pooleli, et kuidas siis saada aru sellest, et kuidas siis öelda? Et kuidas siis tunda ära, et meil on nagu see ühine unenägu, eks ole. Ehk siis alati, kui see inimene on elus, siis sa saad alati temalt küsimusi küsida. Ja oleneb sellest inimesest, kui ta on ka selline tundlikum või intuitiivsem inimene, sa võid otse küsida, tead, ma nägin unes, kas sa oled ka näinud, kuidas sinul on ju. Kui ta ei ole otse või kui ta ei ole nii intuitiivne või sul on see arusaamine tekkinud sellest, et ta ei ole nii intuitiivne, siis sellisel juhul sa võid küsida, et kuidas ta nagu suhtub või mida tema on unes näinud, kuidas ta asjadest aru saab, eks ole. Siis seda, et nüüd ütleme needsamad surnud või seda, et needsamad meie mingisugused armupartnerid või kaksikleegid või sõbrad või sugulased või muud lähedased inimesed, keda me nüüd lähedaseks peame, et meil nendega ühed unenäod on või me kuidagi teiste inimeste unenäkkudesse satume, seda ei ole teaduslikult tõestatud. Aga minu jaoks, mina, kes ma ennast tegelikult praktikuks pean, siis minu jaoks on nagu see tõestus see, et nii paljud inimesed tegelikult kirjeldavad seda. Ja inimesed ei saa kirjeldada seda, mida ei ole olemas. Vaata, kui mina üksi kirjeldan midagi, siis see on minu väljamõeldis. Aga kui 100 või 1000 inimesed kirjeldavad midagi, siis see ei saa olla juhuslik. See on minu tõlgendus ja see ei ole mingisugune teaduslik väide, ega sa ei pea seda üldse tõsiselt võtma, aga see on minu arusaamine asjast, on ju. Siis, kui me satume teise inimese unenäkku või see on see koht, kus mäletad, ma rääkisin sellest, et keskkond on mulle võõras või see energeetika on mulle võõras või ma ei tunne ennast seal mugavalt, on ju. Siis see on see koht, kus mina satun teise inimese unenäkku. Ja mida see siis võib veel tähendada selle teise inimese kontekstis või selle teise inimesega seoses? See võib tähendada ka seda, et minul ja sellel teisel inimesel või sinul ja sellel teisel inimesel on omavahel sügav resonants. Ja see resonants ei ole midagi, mis allub loogikale. See ei ole midagi, mis on mõistusega lahti seletatav. See on lihtsalt see, et sina ja tema, sõltumata sellest, kas ta on su vanem, laps, sugulane, sõber, kallim, kaksikleek või veel keegi muu, et te olete ühel lainepikkusel. Et te olete samas või sarnases energeetikas. Te olete sarnasel sagedusel. See on sügav
empaatiline resonants. See tähendab seda, et te olete võimelised üksteisest aru saama, üksteist mõistma, mitte ainult seal unenäos, vaid tegelikult see on nagu sõnum sellest, et te olete võimelised üksteisest aru saama ka siin, selles füüsilises elus, see, kus sa praegu elad, on ju. Samas see võib tähendada ka projektsiooni, ehk sina oled mingid oma isiklikud omadused kandnud sellele teisele inimesele üle ja siis sa näed seda unes. Ja need omadused, mida ma üle kannan, võivad olla nii head kui halvad. Need võivad olla sellised omadused, mida ma imetlen, millest ma väga lugu pean, mis mind silmist pimestavad ja jalust nõrgaks teevad, aga need võivad olla ka midagi negatiivset, midagi takistavat, midagi piiravat. Et oluline on sellest lihtsalt aru saada. Siis see võib väljendada ka lihtsalt sinu kiindumust sellesse teise inimesesse. Need unenäod võivad väljendada ka sinu varjatud või alateadlikke või ka teadlikke emotsioone selle teise inimese suhtes. Need võivad väljendada ka teadvustamata emotsioone või läbitöötamata emotsioone. Ja sageli need võivad tähendada ka alateadlikku sidet. See tähendab, et siin füüsilises, maises maailmas sina ja see teine inimene tegelikult võib-olla ei saagi nii väga selgelt aru, kuidas te omavahel seotud olete. Aga seal unenäos tuleb see side ilmsiks, see joonistub välja. Ja kõigil neil juhtudel, mida ma täna siin kirjeldasin, on oluline siis küsida endalt, mitte nii väga see, et see unenägu ja kõik see on 100+ ja tõdenägu, vaid küsimus on selles, et miks see unenägu on minu jaoks nii oluline. Seal on see vastus tegelikult, on ju. Miks see unenägu on minu jaoks nii tähenduslik? Miks see on nii eriline, ütleme niimoodi. Ja need on need vastused, mida sinu alateadvus tegelikult teab ja mida ta saab vastata, kui sa esitad endale neid küsimusi. Ja kui see unenägude teema sind kuidagi kõnetab või paelub või huvitav tundub, vaata eelmises videos ma nagu kirjeldasin ka, et ma ei ole ammu neid unenäokursusi nagu teinud. Aga kui sa oled üks nendest, kes tahaks unenägude kohta rohkem teada saada, kes tahaks seda maailma rohkem tundma õppida, kes tahaks nagu praktiseerida, siis pane lihtsalt plussmärk siia video alla kommentaaridesse. Ja täna me ei lõpeta selle unenäo teemaga. Ma veel jätkan sellega. Aga seniks soovin sulle kõike ilusat ja rõõmsate kohtumisteni. Tšau, tšau.